Tere tulemast uude videosse, kus on mul suured üllatused teile. Esiteks, turbokas on läinud. Teiseks on asendus, veel parem asendus. Ja see video ma näitan teile. Tegemist on E92-ga. Ja nagu te näete, siin on N52, 2,5, 160 kilovatti, aga moodidega saab 200. Nii et ma ei muretse jõu pärast praegu. Aga siin on veel paar lisa, mida ma tahtsin enda esimese seeria, et teha mugavaks endal, kui ma lähen Lätti sellega näiteks, või üldse drifti üritustele. Et praegu nii peab maanteed sõitma, on ju. Teiseks vallepoole rool ka. Siit ma saan kohe endale rooli. Siit ma saan rooli esimese seeriale. No hüdro ma ilmselt ei kasuta seda, ma tahaks korralikku professional music. Ma ei tea, kas ma selle panen sisse, aga siin on püsikas näiteks. Selle ma tahan endale esimese seeriale panna. Ilus 6 kast. Ja põhjus, miks ma sellega ei sõida, siis on selles, et learning curve läheb liiga suureks. Nimelt, esiteks teisel pool rool on. Ma saaksin hakkama sellega, ärge saage valesti aru, ma sõidan igapäevaselt selle autoga praegu. Nii kui kütust jätkub sellele. Aga, ja ma olen Austraalias ka muidu aasta aega elan, nii et ma oskan sõita parempoolse rooliga, ei ole probleemi. Driftimisega on teine lugu. Esiteks, sa pead aru saama, kus on gabariidid. Ja gabariitidega, mitte et niisama sõitmise probleem oleks, aga kui drifti sa ikka tahad ikka külje all olla ja tahad poolt vahetada niimoodi, et sa ei saa üldse ise ka aru, mida sa teed, siis sa pead ikka tundma autot väga hästi. Ja see tähendaks tõenäoliselt ohverdamist esimesed 2 võistlust selleks, et õppida seda autot täielikult tundma. Lisaks sellele, et E92 on raskem ja pikem kui esimese seeria, ehk siis nagu streidi rajad on nagu nii kitsad, et väga ei mahu ära. Ja seal on ka 3. põhjus, sellest ma räägin lõpus. Aga üks asi, mis ma leidsin, mis väga häirib mind, on see. Pedaalid on offset. Sest et kui tavaliselt on sul piduripedaal on rooli keskel, niimoodi, siis sul on siin siduripedaal, sest et sul on jalatugi siin. Eks pedaalid liigutatud veidralt, eks ma peaksin viltu sõitma. Ma sõidan nagu jalapiduripedaal sõita, siis nagu kui ma istun niimoodi sirgelt, siis nagu jalad on viltu. Esimese seeriaga seda probleemi ei ole. Nii et see on juba, kas see suur põhjus on okei, ma räägin, kõigiga harjub, aga kas me tahame ohverdada esimese 2 võistluse edu selle peale? Väga mitte. Selles ongi probleem. Ma pigem tahaksin kohe esimese võistlusel minna täiega niimoodi, et ma tunnen ennast mugavalt ja ilmselt ma võiksin trenni teha, aga see on jälle, ma kasutan trenni valeks asjaks. Ja teil on contenti ka vaja, nii et saate swapi contenti. Nii et siit tuleb mootor, tagasild, käigukast, kuigi käigukast on täpselt sama, mis seal, aga ma jätan varuks lihtsalt esimese seeria oma. Ehk siis kõik tehnika läheb esimese seeria peale. Ma mõtlesin ka ninadest, aga kerejoon ei ühti nagu üldse ja kui on ta veits pikem ja kinnitused teised ja ei hakka ümber tegema, nagu veits porno toob ka. Aga tegelikult see kere on väga hea. Ja 3. põhjus, miks ma seda autot tahtsin see, et see kere jääb semipro jaoks. Ehk siis semiprool ei ole probleemi tõsta rooli ümber, nagu ka tegi Karel näiteks oma Nissaniga. See oli ka parempoolne see rooli kalkselt. Ja tõstis ümber, pedalboks ja väga lihtne. Et ei ole, mul ei ole mõtet streidis rikkuda täiesti roostevaba E92 kere, kui ma saan lihtsalt need tükid, mis üle jäävad, maha müüa, teenida enamus rahast tagasi, selle eest, et osta esimese seeriale koilid näiteks. Need on juba 1000 euri. Nii et ma ei näe mõtet seda rikkuda enda õppimiseks, kuigi see oleks väga prestiižikas sõita parempoolse rooliga ainukese eestlasena streidis on ja E92 esimest korda on. Nii-öelda esimene eestlane siis. Neid on Lätis, aga õige pool rooliga vist. Et nagu ma saan need varusad maha müüa, mille eest saab raha ja saan tuunida. Ja swap on põhimõtteliselt tasuta, sest kõik peaks olema plug and play. Ehk siis me lihtsalt võtame tagasilla plõks alla, paneme selle siia ja
muidugi ma sain head väljad ka kaasa, need on head drifti väljad. Tagasil tõstame ümber, nagu nii pidurid esimese seerial on taga kahisevad ja differ on kahiseb ja nii edasi. Et selle kõik saame ümber tõsta, siis võtame mootori koos kastiga plõnks külge, juhtmestik asjad, ma ei näe probleemi. Kõik peaks hea olema. Kuigi ma vaatan praegu ühte asja, et juhtmestik jookseb teisele poole. Jah, N52 juhtmestikku vist vaja. No jah, ajukarp jookseb teisele poole. Aga vaatame, see on mure hilisemaks päevaks. Ja ma arvan, et siit saab veits paar leket korda teha, õliala tihend lekib ja värki ja nagu ikka BMW. Mootor maha võtab, siis vaatab ja vahetab need tihendid ära, vaatame saaled võib-olla üle ja väikse power moodid, et saab rohkem jõudu, tahaks 200 kilovatti kanti saada. See oleks ideaal, aga selle jaoks võib-olla on liiga optimistlik ju. Aga ma arvan, et siit saab kõik vajalikud varuosad, et saada full hea streeti auto ja sest jõust on piisavalt nii kerge ja nimble kere peal, nagu see esimene seer on. Nii et jah, võtame kõik head asjad ära, kes tahab varuosi, nüüd saab. Siin on mäludega L-istmed ja värki ja professional music. Muidugi mul räägid meeldib, et siin ei ole seda ekraani ega mitte midagi. Spidoblokkidest on ümber kindlasti, siis õlitempi näitab. Mis tahes niismis asendab õigest ära. Ja ainuke damage selle kirel on siin. On väike mülk. Ja ka kui sa semiprot sõidad, sa lõikad nagu nii ära kuradi kõik. Ja läheb bodykit peale. Summutide peale alt. Teen kohe soundclipid ka teile. Nii väga, kui mulle ka meeldib see turbomootor, mis ainult koel vahel on, siis kahjuks see tekitab probleeme ja konflikte sellega, kui ma tahan sõita driftiüritused ise kohale. Ehk siis on vaja ikkagi reliable asja. Ja N52 on väga reliable, töökindel eesti keeli siis. Et ma ei näe siin probleemi, miks ma ei saaks igale võistluse koha sõita. Muidugi varu õtsasid ja rooli otsast kaasa võtta, et ma saaksin koju sõita võib-olla. Aga see on juba hilisem probleem. Need on kõik poest saadaval. Nii et ma ei näe probleemi. Ma arvan, et siin saab ilusti swapiga ka hakkama. Lihtsalt juhtmistiku teema, et see on teisel pool nüüd. Ma just avastasin, nii et peab sellega tegelema, otsima, vaatama, uurima. Aga ma arvan, et sellest asja saab väga hea asja. Ja kui keegi varuosi tahab, Xenon, Angela-i tuled siis näiteks, siis võib teada anda. Varsti kunagi hakkan lammutama ja siis kere jääb mulle, kui on semipro autoks. Nii et vaatame. Me ei vaata enam midagi, nüüd me hakkame tegutsema. Kaua ma jutustan siin juba teile. Ma olen liiga palju videosid teinud sellest, kus ma jutustan lihtsalt. Nii et me teame, me hakkame tegutsema. Jah, siuke lühike tutvustus jälle. Ja see on viimane tutvustus ja viimane üllatus. Nüüd on ainult üllatused on need, mis tekivad sobi ajal, mis ei sobi, tõenäoliselt peaks kõik sobima. Nii et ja lähme edasi. Hakkame tegutsema lõpuks. Saan aru, et teil on kopp ees juba, et ma seletan seal mingi 70 videot juba, et mida ma teen ja nüüd hakkame tegutsema. Lihtsalt tuleb leida, mis tuleb leida? Midagi tuleb leida, aega on veel. Nii et esimesel võimalusel hakkan tegutsema ja swapima. Nii et näeme siis juba, nii et järgmises videos hakkame juba lammutama. Ma arvan. Ma olen üsna kindel selles, jah. Sest et kütus on selle otsas ja ma ei viitsi sellega rohkem sõita. Ma enam viitsin, aga ma ei viitsi tankid seda.
Nii et hakkame lahti võtma asju ja siis vaatame. Näeme järgmine kord.